Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. Me oleme täna väga positiivsel lainel. Üritame vähemalt. Ja see lõpuks on ikka, vaata, kõik on mingi, see ei meeldi üldse. Aga ma ei tea, tutvusta sina siis meie mängu. Me täna ühte mängu ja tuleb siuke vähe mängulisem episood, et ei räägi liiga tõsist juttu võib-olla. No ei tea kunagi. Jaa, meil on täna siuke mäng nagu tõsiselt räägid, küsimärk. Mis on siis põhimõtteliselt see, et meil on erinevad sellised sõnakaardid, vist eri kategooriatest ja eesmärk on aru saada, et mis võiks teisele rohkem meeldida, siis nendest paremusjärjestus luua, siis et me tõmbame 3 kaarti, vaatame, et mis meeldib kõige rohkem, mis kõige vähem ja mis jääb sinna keskele. Ja natuke siis avame, et võib-olla aitab jälle avada meid kuskilt küljest, mille peale me muidu ise ei tuleks. Ja on ka tore nagu kodus võib-olla kaasa mängida, üksinda kas või kui chillid, et mis sina teeksid, Ja et milline sinu järjestus on. Aga kas me üritame niimoodi teha, et kõigepealt teine arvab ja siis ütleme, on? Jah, ma arvan, proovime, jah. Ma ei tea, võtame siis mõlemad 3 tükki äkki korra või? Ja siis ma võin ise otsustada või? Mis ma siit? Jaa, sa paned nagu enda järgi mõtled valmis on ju selle järjestuse. Me võime mõlemad valmis mõelda ruttu. Võime ka ette lugeda, loe, mis sa said ja ma loen enda oma. No loen lihtsalt ühelt poolt, mis autojuhtimine, suusatamine ja tühi telefon. Okei, ma loen vahepeal enda omad ka, sest mõelda seni. Mul on metal-muusika kontserdid, poisid ja peol autojuhiks olemine. Okei. Ja kas me teeme nii, et mis meile meeldib kõige rohkem ja mis kõige vähem või? Jah. Vaata siin näiteks, ma ei tea, sul oli ka mingi metalautod on ju, või metalauto. Kontsert on ju, või muusika. Et siis sul on see, et see meeldib sulle kõige rohkem või kõige vähem on ju. Sul oleneb hästi vist sõnadest ka on ju. Jaa. Aga ära vaata, pane selles järjestus laua peale, nagu sul on muidu. Ma panen. Ma pean arvama su puhul. Ma lihtsalt üritan nagu. Okei, mul oli siis autojuhtimine, suusatamine ja tühi telefon. Paneme siis minu puhul on see niimoodi, et mis mulle meeldib kõige rohkem ja mis ei meeldi. Nii-öelda 2 tükki valid välja, on ju? Ei, 3 tükki, et üks saab sinna vahel lihtsalt selles mõttes. Võin pakkuda, sul on endal olemas. Mina pakuks, et sulle autojuhtimine meeldib kõige rohkem. Jaa, õige. Sest ma tean, sa sõidad autoga. Nüüd läheb natuke keerulisemaks. Tühi telefon on nagu päris halb. Paneme selle kõige halvemaks. Ja ma ütleks ka, et tühi telefon ikkagi tänapäeva ühiskonnas on nagu kõige halvem. Suusatamine mulle ei meeldi. Aga ta praegu jääb see keskele. Okei. Millal sa üldse suusatasid viimati? Õnneks gümnaasiumis vist. Ma ei taha seda teha ka. Mul vist on sama, et sinna kekatundide aega jäi see, kui pidi suusatama. See oli, mulle ei meeldi suusatamine üldse. Nii. Nii, sinu kaardid olid millised? Metal-muusika kontserdid, poisid ja peol autojuhiks olemine. No poisid meeldivad sulle kõige rohkem. Jah. Nüüd ma mõtlengi metal-muusika, ma arvan, ei ole õige metallikuulaja, aga ma ei tea ka tegelikult. Ja peol autojuhiks olemine, ma arvan, et see on teine ja metal on viimane. Ja õige, jah. Sest mul jah siuke heavy muusika nagu ükskõik mis ta siis on, isegi siuke mingi peomuusika, vaata, mul ikkagi nagu väga ei istu. Kuigi vaata, meil on veits elukaaslasega nagu see huvitav kontrast, et mina olen olnud alati see nii-öelda mingi jazz ja klaverimuusika ja tema kuuleb täpselt seda nagu mingi heavy muusikat, on ju. Mitte küll metalit, aga nagu mingi räme andmine, on ju. Et ma olen nagu harjunud sellega ajas üha rohkem, aga ma never ei võta nagu ise lahti siukest muusikat. Täna tahaks heavy metalit. Okei, no davai. Võtame järgmised 3. Nii, mul on raadio kuulamine, sprotid ja päev veekeskuses. Okei. No, tead, mul on olemas juba. Sprotid ja raadio kuulamine. Raadio kuulamine, päev veekeskuses. No sprotid viimane. Jah. See tuli ka eelmisest episoodist. Ja meil oli hea episood enne, et seda pakkuda. Nii, päev, ma arvan, et mõlemad on nagu suht toredad su jaoks. Nüüd on küsimus, kumb sa rohkem meeldib. Üks on mulle rohkem siuke hingelähedasem. Ma arvan, et sulle raadio kuulamine meeldib kõige rohkem. Ma olen siuke hästi raadio kuulamine. Iga hommiku ma autoga tööle sõidan. Ma kuulen Sky Plussi hommikuprogrammi ja Alari Kivisaar ja Maris Järva ja Siim Taba mul nagu lemmikud raadiosaatejuhid praegult. Äge. Ja päev veekeskus on siuke nunnu tore, aga see on nii kurid väsitav. Ja ma just mõtlesin ka, et vaata raadiot kuulad, siin ise midagi tegema. Või mõna inimene tead, ma ei jaksa seal hullata. Tahaks ujuma küll minna.
ma olen veits igatsen vett. Kusjuures me elukaaslasega mingi ülikaua planeerime juba, et lähme spaasse, onju, ja me oleme nagu mitu korda aja paika pannud ja siis sama päev tunneme, et üldse ei jaksa vaata. Et see on naljaks, kuidas mingis mõttes nagu lõõgastav asi, onju. Aga teab, ma pean vahel ütlema, mulle üks tuttav hiljuti, onju, mõtles ka, et läheb lõõgastub hullult kuskil spaas, onju, mingi laupäeval vist. Ja ütles, et see oli nagu nii ülerahvastatud, et sa reaalselt nagu esiteks mingi järjekord või mingi uksest välja olnud, onju, et nad ootasid ülikaua järjekorras ja sa lähed sinna sisse, kõik kohad on ju nagu rahvast täis, mingi saunad, mullivannid, mitte kuhugi minna ei saa. Kõige hullem ongi see, kui on ülerahvastatud niimoodi, et sa ei saa isegi nagu, aga vaata tööinimesena sa ei saagi minna mingi esmaspäeval keset hommikut, vaata. Saadki minna laupäev, pühapäev, aga siis kõik saavad minna laupäev, pühapäev. Ja see ülitihti need lapsed, kelle vanemad ei ole neid kasvatanud. Ja nad karjuvad ja hüppavad pommi seal, nagu seda ma olen nagu mõelnud, et ma olen kallale neil. Ja ei, see on crazy nagu. Sellepärast mulle meeldivad mingid spaad, kus nagu lapsed ei käi üldiselt. Jaa, täpselt 18+, aga vähe tegelikult. Ma olen avastanud, vaata, mingid on ka siuksed nagu nišikad, siuksed mingid nagu väiksemad spaad võib-olla, kus nagu jah, lihtsalt ei satu, jah. See on tegelikult hea mõte. Aga neid peab natukene avastama. Nii, minul tuli siis, võin sinu poole ka rohkem panna, muusikafestivalid, pikad küüned ja pidutsemine. Kõik on see lemmikteemad ju. Ma arvan, kas me räägime nüüd nagu pikkadest küüntest või? Ma arvan selle saate huvi mõttes nagu ekstreemselt ma paneksin pikad küüned viimaseks, kui need on ekstreemselt pikad, siis ma arvan, et see häiriks elustiili, et sa võib-olla selle muusika või pidutsemise läksid nagu üle selle kõrval. Siis muusikafestivalid ma panin esimeseks ja pidutsemine teiseks. Sest see oli festivalid tegelikult mingid meeldivad, kus sa ise valida nii-öelda selle žanri ja kõik selle on ju. Kuule, ma siin vaikselt üllatun, et me nagu oleme rohkem üksteist tundma. Aga jah, festivalid on küll siuke, ma tegelikult kunagi olin mingi räme festivali hunt nagu, et mulle mingid siuksed vaata õllesummer ja sellised nagu ikka väga meeldivad tegelikult nagu, et lihtsalt ongi võib-olla see, kuidas sa lähed, on ju, et mul ei ole nii väga see, et ma lähen mingi pidutsema sinna, vaid ma lähengi mingi muusikat nautima ja seltskonda on ju siukest ja seltskond on ka mul rohkem siuke täna, et ma võin pigem, kui ma valiks klubi või baari vahel, ma läheks alati baari, sest baaris ma saan inimestega juttu rääkida. Ja sama. Mis sa nagu üldjuhul ei saa juttu rääkida. Klubi on üldse asi, millest ma viimasel ajal mõtlen, mis selle nagu fenomen on, ma ei saa üldse aru enam aru. Ja ma ei ole kunagi klubide inimene olnud, et ma võin käia, kui mingi artist on klubis esinemas, ma võin minna teda kuulama, aga ma olen nagu olema klubi. Ma olen nagu alati olnud siuke, kui ma kunagi rohkem käisin väljas, ma käisin alati baarides. Et seal said nagu rahulikult juttu rääkida, mingi karaoket laulda ja mulle meeldis nagu armsad kohad või kuidagi, et siuke, et said nagu inimestega kuidagi tuttavaks võtta sageli. Aga ma just ei mõtlema, et huvitav, kas nagu klubides käidaksegi lihtsalt nagu selle mõttega, et kui sul partnerit ei ole, et sa nagu loodad sealt leida või? Ma ei tea tegelikult, see nagu hästi oleneb, sest mul on nagu tuttavad, kes on nagu suhtes, et käivad ka, neile vist lihtsalt meeldib see, et saavad seal nagu tantsida nagu. Ja see on ka tegelikult paljudel, jah. Valimuusika ja kõik see, aga mulle just enam. Tantsida mulle meeldib väga tore, aga nagu see hullult valimuusika, need flashid ja kõik see. Mul veits nagu tead, läheb minema nagu. Ja mul on samas. Nii, mul järgmisena on Justin Timberlake, pikad jalutuskäigud ja McDonald'sis söömine. Mul on juba olemas. Okei, see on nüüd keerulisem. See päris keeruline isegi mul oli. Ma tahaks pakkuda Mäkis söömine on esimene. Jah, on. Oota, aga sa olid muidu Hessi või Mäki inimene? Mäkis mulle väga meeldivad friikad, Hessis mulle meeldivad kastmed. Okei, natuke mõlema. Aga ma olen nagu mõlema vastavalt tujule. Nii, aga nüüd läheb hästi keeruliseks, sest et mul pole õrna aimugi, mida sa... Justin Timberlake või pikad jalutuskäigud. Ma ütlen lihtsalt nii palju, et ma käisin Justin Timberlake'i kontserdil, kui ta Eestis käis. Aga see on ka see täpselt, et kuidas nüüd, kas ma lihtsalt läksin sinna või et nüüd on nagu juba sinu teha. No ma ei tea, sa ei ole nagu väga jalutaja minu arust, kuigi sa koeraga nagu käid mingil määral, aga ma ei tea, ma pakun, et pikad jalutuskäigud on viimane. Ei ole. Ei ole, jah? Okei. Pikad jalutuskäigud mulle meeldivad, kui need on nagu hea ilmaga ja kui need on nagu alla suvel või kevadel või nagu siukse ilmaga ma tõesti ei taha mitte kuhugi jalutada. Aga nagu Justin Timberlake, et napsed, et mulle meeldivad ta laulud ja ma käisin Eestis ta kontsertil, aga ma ei ole kunagi nagu mingi räme fänn. Jaa, et suht siuke neutraalne. Pigem jah niimoodi, et näed esimene möödapanek. Ja ikka mingid asjad on ikka keerulised. Oligi vaja, et see tuleks, et muidu oleks juba liiga igavaks ja läks. Nii, nüüd tuleb natukene eelmise episoodi teemaline ka. Kokkamine, toidulisandid ja puslede kokkupanemine.
okei. Mul läks isegi endal natuke keeruliseks. Ja, kurat, mul on nagu 2 asja, mis mulle väga meeldivad. See puslede kokkupanemine ja kokkamine. Täpselt siuke, et ma ei mäleta, kas sulle meeldis nagu kokata või sul oli ajapuuduses küsimus. Ja, sellest nii täpselt ei rääkinud. Ma ütleks nii, puslede kokkupanek tundub mingi siuke asi, mida sa tahaksid teha, aga sa ei jõua. Okei, ma panen pusled esimeseks. Ja õige. Ongi või? Ja, mulle meeldib ja mul on päris palju puslesid. Ja ma panen toidulisandid teiseks ikkagi. Ja kokkamine viimaseks. Selle ma vist enda jaoks paneks vastupidi. Aga see veits nagu puhtalt see, et toidulisandite teema on mind nii üle visanud lihtsalt. Sest et kuidagi mingi hetk oli see, et nii palju nagu tuli seda mingi kõike, et vaata, kuna mingi haigus oli mul nii palju ja siis kõik on mingi võta seda. Ja ma ei tea, mul nagu, ma ei ole neist kunagi efekti näinud. Nad on lihtsalt mingi mõttetu. Okei, see võib-olla on imeasi, nagu aitab magada. Ja, no kalaõli on tõesti asi ja D-vitamiin, millest ma olen tegelikult efekti näinud, aga vaata mingid siuksed mõttetud mingid, nii palju on siukest mingit jura. Meelerahu värk, milles ei ole nagu sisaldus isegi suur. Ja kokkamise koha pealt võib-olla lihtsalt nii palju. Mulle tegelikult nagu mingil määral meeldib kokata, kui mul on nagu aega rahulikult. Ja mingid, mulle meeldib hullupad see serveerimise pool, et nagu midagi ilusti kuidagi panna, kui lõpuks kõik valmis saab ja uhke seal jäämata. Või siis küpsetamine on ka isegi eriti mingi siuke. Nii osata küpsetada, aga ma ei ole nagu väga proovinud ja ma ei julge väga proovida, sest ma kardan, et ma panen sinna räiget aega, kes läheb pekki. Ma võin teha muffinit sellest pulbrist, mis valmis on, ma panen see õllioti juurde. Aga kusjuures see nagu isegi küpsetamine, ma nagu suht X kohast kunagi alustasin ja mul ei ole nagu kunagi mitte midagi metsa läinud küpsetamisega. Ta tundub suht lollikindel. Pidi nagu tervislikum variant. Ja ma arvan, seda on tegelikult lihtne teha ka. Tavai. Nii, mul on krõpsud, ütleme siis mingi lemmiku laulja teesärk on ju, milles ostad kusagil kontsertilt ja teatris käimine. Kas krõpsud või teesärk on nüüd esimene, kumb pakun krõpsud esimene. Sest jälle, kes eelmist episoodi kuulas. Krõpsud on esimene. Ja siis ma arvan, järgmine on see nii-öelda lemmikartisti mingi teesärk. Ja siis teatris käimine. Kuigi ma käisin nüüd eelmine nädal teatris. Õige. Café teatralit vaatamas. Ta on siuke komöödia, see oli seal draamateatris minu meelest on ju. Seal Merepuiest, mitte Merepuiestel, aga seal Estonia teatri taga täpselt on ju draamateatr. Ja, draama, jah. Ja see oli nii hea. Oli või? Mulle väga meeldis, nagu pole ammu teatrist käinud ja see oli väga mõnus siuke. Mul oli veits ärevus alguses, sest tead, see paneks uksed kinni ja see on pime. Mul on alati ärevus teatris ja siis ma lihtsalt mingi, ma mälusin oma müntonitele mingi aga ei, tegelikult etendus oli väga hea ja näitlejad olid väga head ja nagu soovitan minna vaatama, kes veel jõuab, et ma ei tea, see on alates 2022 on seda juba mängitud, ma ei tea veel kaua mängitakse, aga väga äge oli. Ma olen ju hästi palju kuulnud sellest etendusest ka. Siuke nagu peegeldas natuke nagu tänapäeva elu ja mingeid erinevaid stereotüüpseid inimesi ja värki, et selle päris tead, mis mina siia vahele ütlen, kui on veel siukseid natuke meiesuguseid, kellel nagu teatris käimine ärevust tekitab, siis ma olen enda jaoks avastanud viimasel ajal improetendused ja mul olid nagu mul olid räiged eelarvamused on just, ma mõtlesin, et seal mingi enamik on nii-öelda amatöörid on ju ja et ei ole päris näitlejad ja mingi nõme, aga esiteks nagu ma käisin hiljuti vaatamas mis see siis oli, Ruutu 10 etendus oli Eesti otsib improstaari. Neil on mingi siuke nagu formaat põhimõtteliselt, kus iga kord on mingi siuke külaliskohtus, kes on kuulus on ju. Ja siis on põhimõtteliselt need näitlejad mingi võistlevad on ju. Ja tead, see oli nii lahe. See on nagu naljakas või? Ta on ülinaljakas. Et see on nagu päriselt siuke, et sa tunned, et kui sul muidu on ärevus, siis sa lihtsalt seal oled ja nagu sul ei ole kordagi seda mõtet, et sul on kuidagi ebamugav või nagu täiesti lülitad välja. Sest meil käis nagu ühel tööüritusel see Ruutu 10 esinemas ja ta tegi nagu meie töökaaslastega mingeid asju ja see oli nii naljakas reaalselt, nagu ma surin ära seal, kuidas meil nagu tehti mingite töökaaslastega, kes on muidu nagu kõrgemal positsioonil. Nendega nagu käituti nii naljakalt ja sa nagu vaatad, kuidas see inimene lasi ennast ka nagu lõdvaks ja kõik olid kuidagi nagu järsku võrdsed, vaata. See kadus see tööpinge nagu ära, mis oli minu arust nii äge. Ja nad olid nii ägedad, nagu nad tegid nagu hästi palju kuidagi nagu hästi kiire õppimisvõimega, eks siis nagu nad teadsid järsku meie tööasjadest nii palju, vaata. Seal tööl käib kogu aeg niimoodi, vaata. Kus sa teadsid? Issand kole. Et see oli 100%, aga nii et jah. Sest jah,
tavaetendustega on jah nagu veits, et sa ei tea vaata kunagi, sest minu viimane teatrikogemus oligi see, et ma läksin nagu ekstra veel, suutsin kuti kaasa vedada, talle üldse ei meeldi teatris käia. Ja siis oli see, et no siuke etendus oli, et no mine metsa, esiteks mingi suur nagu gaasipallooniga pandi mingi lõke keset lava, onju, ja ma terve aeg seda mõtlesin, et nüüd see raudselt plahvatab ja noh, sa tunned seda nagu kärsaisu, onju. Siis seal oli mingi ülipalju neid flashivaid tulesid ja mul on kutilepi leps ja vaata, ja seda ei olnud kirjas kuskil, ühesõnaga ma olin terve aeg seal mingi väris. See etendus, mis mina käisin vaatamas, seal oli niimoodi, et juba kirjas oli ja kõik oli seega, et hästi ropp sõnakasutus on mingites kohtades ja suitsuhaisu, nad teevad laval päris suitsu. Aga see nagu kuidagi sobis, et mulle ei meeldi ka suitsuhais, aga ta ei tulnud nagu ta ei olnud kogu aeg. Sa ei tunne nii palju. Selle kogu etenduse jooksul ja etendus oli ainult tund 30, tund 40, mis mulle väga meeldis, ta oli nagu piisavalt lühike. Aga korra nagu lihtsalt rääkides, uus Eesti film, see täiuslikud võõrad. Nägid või? Kõige parem Eesti film, mis ma kunagi olen. Nii paljud kiidavad seda praegu. See on 10-10, nagu tund 40. Ma lihtsalt sõin ma popcorni ja ma nagu õpisin selle ära ja niimoodi, et no film oli läbi. Issand, kuule, saad aru, ma nii tahan seda näha ja mul on nagu, aga saad aru, mul on sama case veits, et nagu kinos käimine mu jaoks ka tekitab ärevust nagu. Tead, mis see hea häkk on? Mulle ka ei meeldi. Eesti filmid tekitavad vähem esiteks, sest seal saad kuidagi kodusemalt vaata, et saad nagu Eesti ja see film on nii kodune, mul ei tulnud kordagi nagu ärevust ja istu alati ettepoole. Mitte kaugem sa istud, seda suurem ärevus sul on. Me istusime ette mingi kolmandas ritta, vaatad küll natuke üles, ei häirinud ja oli palju mugavam. Ja sa vist ei taju, et nagu on mingi rohkem inimesi. Täpselt, et sa istud kuidagi eespool, et see põrand on lähemal ja kõik on kuidagi... See oli nagu seda film lihtsalt. See oli nii hea, ma tahaks uuesti minna vaatama. See oli nii hea. Ma üritan ennast kokku võtta ja siis ära käia. Nii, lähme mänguga edasi. Kuule, kinos käimine. Just rääkisin. Siis on Spice Girls ja koerad. Sa ütlesid, et sulle kinos ei meeldi väga käia, et see on viimane. Kuigi Spice Girls on viimane, ma arvan. Nii. Ma ei tea, Spice Girls, nad olid kunagi vaata hästi popid, onju. Ma ei tea, kas sul on nendega mingi side niimoodi olnud, onju. Ma panen ikkagi kinos käimise viimaseks. Siis Spice Girls keskele ja koerad esimeseks. No koerad esimene niikuinii täppi, see on kindel. Ma ise ütleks jah, et Spice Girls viimane. Sest see on nagu puhtalt see, et ma tegelikult nagu, jah, ma olen kuulnud ülipalju neist, aga ma tegelikult nagu ei vii nägu ja nime seda laule kokku, et noh, ta on nii võõras lihtsalt ma jaoks. Nagu laulu tead, mingid laule tead, kui öeldakse Spice Girls, aga see ei ole nagu umbes see, et mingi... Et ei tekita mingit emotsiooni, sest kinos ikkagi nagu on ka häid aeg on. Et on toredad ka seal. Täpselt. Ja seda uut filmi nagu minge palun vaatama. Ekstraverdid, nimede unustamine ja roheline tee. Plus huvitav kategooria nagu. Ja siin on päris osa, see läks päris raskeks. Teeme siis niimoodi, et ja no mis meeldib, mis ei meeldi, Nii, davai, mul on olemas. See nimede unustamine on tükka väga huvitav nagu neutraalne asi. Roheline tee, alustame siis sealpool. Sulle tegelikult minu arust ei meeldi väga mingid keeruline. Tead, Savi, ma panen roheline tee viimaseks. Ei, see number 1. Mulle väga meeldib roheline tee. Kus sa võtad mu tee meelde? Ma ei tea. Ma kunagi rääkisin, et ma just asendasin ju kohvi teega. Ma ei ole hästi palju teed. Tee näiteks mu lemmik tee. Mulle väga maitseb tee. See on esimene. Üritas vähemalt ülejäänud panna. Ekstraverdid ja nimede unustamine. Ütleme siis niimoodi, et kumb asi mind rohkem nagu häirib vaata ja kummast mul on rohkem suva, eks see suva on nagu teine ja mis mind rohkem häirib on viimane. No äkki sul siis on rohkem suva nimede unustamisest ja ekstraverdid häirivad rohkem? Ei, vastupidi. Mul on nagu niimoodi, et nimede unustamine on viimane, sest et see on minust nii piinlik. Kui ma räägin ikka mingi inimesega ja no ei tea nime ja sa tead, et sul on vaja seda varsti öelda, siis jumal pekkis, vaata, ma suren ära. Ekstraverdid on siuke, et nagu vaata, mingid ekstraverdid mind häirivad. Ma ise olen ka pigem ekstravertne, on ju. Me räägime ikka sellest, on ju, sellest inimesest, on ju. Et mingid tüüpi ekstraverdid mind häirivad, kes on nagu rämedad ekstraverdid. Et nad ei jäägi vait, vaata. Et no ma ikka suudan nagu selles vait ka olla, kui on vaja. Aga nad ei häiri mind nii väga kui nimede unustamine. Et see on nagu päris, mul on nii piinlik, vaata, kui ma unustaks kellegi väga tähtsa nime ära. See mul just hiljuti oli olukord, kus ma olin nagu mitu meili vahetanud ühe inimesega, onju. Ja noh, sa paned ju alati enda nime alla ja kõik, onju.
ja siis ma ei tea, mitmendat meili alustab niimoodi, et tere, Liis. Nagu okei. Nagu kellele sa kirjutasid? Nagu okei, tore, aga sa oleks võinud ütelda, et ta nimi oli oletame Peeter, siis nagu tere, Paul. Tere sullegi, Paul. See on vaata kohe siuke asi, et no sa üritad nagu silma kinni pigistada, aga samas on nagu see, see ikkagi häirib. Sest sa saad aru, vaata, et inimene on järelikult nagu hästi kiirustades kuidagi teinud selle kirja, onju. Ja et see natukene häiris küll. Ei tead, pole hullu. Nii, väga huvitav. Benji hüppe, Tanel Padar ja Tomatimaal. Nii, ma võin kohe ära teha. Mis seal endal on juba paigas või? Enam-vähem, jah. Ma arvan, Benji hüppe viimane. Ja, kindlalt. Sest et me kindlasti mõlemad nagu sureksime enne ära, kui me sinna läheks. Mul reaalselt süda ütleks sellest nagu. Ja see isegi ei ole nali, vaid ma nagu reaalselt ütleks. Me enne sureks. Ja. Tomatimaal, ma arvan, number 1. Ja Tanel Padar teine. Tomatimaal. Ja, võt see on... Ma olin 2 vahel. Ja me vaata rääkisime eelmine episood tomatitest, aga mahlast isegi ma ei mõelnud. Ja sa ütlesid, et sul oleneb asjast, aga mahlani me ei jõudnud. Aga nüüd on ka nagu see Tanel Padar, selles mõttes ma ei fänna nüüd mingi meeletult, onju. Aga kui ta laul tuleb, ma võin selle ära kuulata, onju. Et on fine. Tomatimahlaga on, ma ei teaks, ka funny see, et me olime kunagi klassi lõpureisil, on ju 12 klass. Ja siis läksime ühte baari Milanos ja seal olid mingid kokteilid, ma vaatasin mingi jubega kokteil, on ju. Ja ma võtsin selle, mis on vaata vist see Bloody Mary või midagi ja see oli see mingi vürtsina tomati. See kõige rõvedam asi, mis ma kunagi joonud olen. Ja mine vetsa ja siis sa vaat terve klassiga üritad seal head nägu teha, mingi ära juua. Hea jook. See oli nii rõve. Kohutavast. Mina mõtlesin, et ma saan mingi maasika mingi asja. See oli mingi teise nimega vist seal. Ja no tihti on. Mine vetsa. Nii. Mul on Eesti otsib superstaari, koomiksid ja Harry Potter. Ütleme siin, mis mul kõige rohkem meeldib jälle. Kõige vähem. No tahaks kohe öelda, et esimene on Eesti otsib superstaari. Jah. Eesti saated meile meeldivad. Meile väga meeldivad. Nii, ja nüüd ma arvan, et Harry Potter on järgmine ja koomiksid on viimane. Ei ole või? Okay. Ma pole Harry Potteri fänn kunagi olnud ja ma ilmselt ma ei ole ühtegi raamatut lugenud ja ma olen vist ühte filmi ainult mingi 10 minutit näinud. Okei, mul on täpselt sama endal ka. Mul on nagu, ma ei tea mitte midagi. Vahepeal on Harry Potteri inside joke'id, siis ma ei saa aru, sest ma nagu ei tea. Ainult mingi nähtamatu keep oli vist ja seda kohta ma olengi filmist ainult näinud. Ma nagu tead, ma olin muidugi see nähtamatu keep. Tegelikult ei tea midagi. Koomiksid on päris ägedad asjad, aga ma väga ei tarbi neid. Ma üritasin sealt poolt läheneda. Ma mõtlesin, et ma ei usu, et sa eriti nagu lugenud oled neid, aga see on fairist. Mul on ka mingi... Ma nagu lugesin koomikseid. Ja siis oli mingi teema. Harry Potteriga on ka mingi, ma isegi ütleks, mul on mingi vihkamissuhe sellega veitseb. Mul saab närvi, et kõik asjad tehakse Harry Potteri teemaliseks, nagu jätke rahule nagu. Mingi äged asja teemaliseks. Nii, käsitööõlu, avalikes kohtades suudlemine ja rastapatsid. Need on kõik sinu lemmikud. Mul on praegu isegi endal natuke eraldi, mis järjekord. Okei, avalikes kohtades suudlemine, ma arvan, see on viimane. Esimene või? Okei, ma mõtlesin, võib-olla sa oled vaata siuke inimene, et kellele ei meeldi üldse siuke asi, on ju? Mul ei ole seda. Mind pigem on, no enda pool näiteks mind on hullult närvi ajanud, kui mul on olnud nagu paar kutti, kes on mingi, et ei, avalikult me ei suudle, on ju. See on nagu... No miks? Okei, tõsi. Et veits... See on siis esimene, on ju? No kui ma saan sellest aru, et kui keegi mingi lägastab ja sa vaatad kõrvalt, see ei ole nagu väga tore, on ju. Aga mind pigem ei häiri üldse. Siis käsitööõlu ma paneks teiseks ja rastapatsid viimaseks. Et kui sa nagu rastapatsid ikka on kaua, õlu kestab nagu natuke aega. Tead, ma ei oska neid väga hästi järjestada. Ütleme nii, et ta võib olla nii, ta võib olla teistpidi. Sest et rastapatsidega tegelikult mul oli mingi thing vahepeal. Et ma nagu low-key tahtsin endale mingit vormi nendest. Mitte nagu neid hästi peenikesi, aga mulle meeldisid mingid siuksed paksud või? Nagu mitte, natukene nagu paksemad, sest mingi artist lihtsalt oli, keda ma vaatasin, kellel oli nii ilus. Aga õnneks hullus läks mul üle ilma, et ma neid teinud oleks. No ja siin oli üks imelik, kui ma seda ei soovinud. Või tegelikult ma ju lasin teha ühel juuksuril. Nad ei olnud nagu päris rastad, ma vist lasin nagu veits paksemad teha, et neid oli suht vähe nagu, onju. Sest ma mõtlesin, et mul on nii ilusad paksud juuksed, et jääb juba kena, onju. Aga need kadusid nii ära sinna patsidesse ja siis mul olid lihtsalt nagu mingi rotisabad. Ja need ongi minu meelest nagu rotisabad natuke. Et see oli päris halb otsus. Tegin põhimõtteliselt kohe lahti need. No vot.
siis minul on nagu päris huvitav, nagu need sattusid kõik hästi samamoodi. Vannis käimine, solaariumis käimine ja talisupplemine. Okei, on tõesti väga sarnane. Ja mul on juba olemas ka. Okei. Talisupplemine viimane? Ei ole? Okei. Vannis käimine esimene? Ja, vannis käimine on esimene, ehk siis talisupplemine on teine. Ja solaarium on viimane. Ja vannis mulle väga meeldib käia. Ma olen siuke imelik inimene, et kunagi põhikoolis enne koolipäeva, meil hakkas 8:00 koolipäev, ma käisin vannis enne kooli. Ja märkasin kell 6, läksin vanni ja see oli mingi pool tundi vannis, siis läksin kooli. Oh my God, okay. Ma tean, ma olen nii imelik, nagu miks ma praegult ei võiks seda teha. Enam mul ei ole vanni, aga mulle väga meeldib vann. See on siuke rahustav, aga ma ei viitsi seal enam olla, vaata. Minu nagu see tähelepanuvõime nagu ja see on jah see tänapäeva inimese probleem vist, mul on veits sama. On ju, et talisupplemine, ma nii tahan minna, see on üks nagu unistusi, aga keegi tunneb minuga kaasa. Okay. Ma ei ole tegelikult veel väga palju küsinud ka inimestelt, aga ma nagu nii tahan minna, aga ma veits nagu junn on jahe, et ma nagu kardan. Ja solaariumis, mu ema on mulle alati õpetanud, et solaariumis ei tohi minna nagu. Ja mul on ka alt see on täpselt siuke asi, et sul tuleb see nagu sõltuvus ja sa tahad kogu aeg käia ja see on nii lappes, mõtle, kui kiiresti ta küpsetab su naha ära, mis sa saad nagu puhta päikest. Ta tundub ikka väga ohtlik nagu. Ma võin päevitada nagu päikse käes, selles ma ei tunne ennast nii halvasti on ju, aga just see solaariumisse, et ma olen kuulnud nii palju nahavähi juhtumeid ja kõik see mul endal nagu tutvusringkonnas oli ühel inimesel nahavähk selle pärast. See oli õnneks kergem versioon on ju, aga no milleks ta endale teha, et ma pigem pean see fake tan ja haisen nagu, et kui nahavähi vaata. Et nagu pigem tead, ma väga oleks tahtnud minna. Ikka tahaks minna vahepealt olla jumekas ja ilus, aga ma nagu selles osas nagu enda tervise arvelt ei riski. Ja ma olen muideks üllatanud, et ma olen viimasel ajal nii palju kuulnud meie vanustest, kes käivad. Ja kõik promovad. Ma ise mõtlen ka nagu pekki küll. Et nagu mingi hull teema on, aga ma ei tea, nagu I could never, sest et see nii hirmus kuidagi ja ma ei taha nagu oma kehale teha. Klaustrofoobiaga, mu ema kunagi käis ja siis sa lähed nagu seda kapsli sisse. See on nii jõudne minu arust. Poleks mingi vatke mind välja. Mulle kunagi pakuti ühte rolli, kus ma oleks pidanud nagu selle tuubi sees olema, no nii, et see vist ei tööta, või no lihtsalt mingi valgused, aga ma tükk aega mõtlesin ka nagu ägedas kohas oli see roll, aga mõtlesin ka, et ma ei suuda lihtsalt, ma tean, et ma lähen nii ärevusse nagu. Ja. Nii, mul on siin sportautod, sisekujundus ja loomaaia külastus. Sisekujundus number 1. Loomaaia külastus. Okei, loomaaia külastus number 1. Siis on sisekujundus ja siis sportautod. Ma mõtlesin selle loomaajaga, vaata hästi paljud inimesed on selle loomaaia vastas. Kinni nagu, jah. See on nagu siuke asi, millest me võiks nii pikalt rääkida, sest et mina ei ole väga aru saanud, kuidas Eesti loomaaed on nagu kuidagi väga halb. Et nagu minu meelest neil on loodud väga head tingimused, nende eest kogu aeg hoolitsetakse ja mis me siis nüüd teeme nagu, laseme nad siis kõik loodusesse või? Kus ma selle elevandi lasen? Ta sureb ära seal. Ta on ju terve elu elanud kuskil loomaes. Ma saan aru, that is point, ärme võta siis üldse neid, et laseme neil kõikidel siis elu lõpuni ära elada siin loomaes, paneme loomaaia kinni. Aga praegult nagu mind nii häirib, kuidas need inimesed karjuvad mingi, laske nad vabaks. Nad surevad seal veel kiiremini kui nagu seal loomaias. Et muidugi võiks olla alati paremad tingimused, aga vaata, kui tore on nendel jääkarudel, vaata nagu tegelikult on ju tore ja kuidagi ma olen terve elu seal käinud ja ma üritan nagu asja vaadata natuke positiivsemalt, nende ei piinata seal või nagu nad on ilusti söödetud ja nad saavad seal mängida, nad ei ole üksinda seal ja muidugi on erandeid, aga kuidagi mul on tunne, et Eesti loomaaed on natuke ülekohut saanud sellega. Ja ma olen nõus, mul on täpselt samad mõtted, sest et minu jaoks ka, ma olen ju meeletu loomaarmastaja ja ma ei ole kunagi aru saanud eriti sellest, et okei, tõesti mingites maades võib-olla on nagu väga kehvad tingimused, aga Eestis ju ka meil oli see loomaaia mingi reality saade, ja seal ka minu arust see oli nii nagu tore kõik, sa näed, et need töötajad kõik päriselt vaata hoolivad, tegelevad nende loomadega. Täpselt. Ja minu arust ju loomaiad üha enam lähevad vaata seda teed, et nad ei võta ka päris tavalisi loomi, vaid ongi, kes on nagu mingi vigastada saanud kuskil või ongi, et nad ei saaks hakkama ise looduses, on ju. Jaa. Neil see võimalus oma elu lihtsalt ilusti lõpuni elada kuskil rahulikus kohas, kus keegi ära söö neid, vaata. Et kuidagi jah, nii on. Ja sportautod siin ilmselt ei huvita lihtsalt väga. Jah, nad jätavad mind suht külmaks, sest et ma niikuinii vaata, ma ei taha mingi seda gaasipedaali põhja vajutada. Mind ei huvita. Pigem on hirmus. Sõidan oma 40-ga ja olen edasi. Nii, siin on soe suvine vihm, jooksmine ja selfie. Ma paneks jooksmine viimaseks. Ja ei, ma ei ole. I wish, et ma oleks, aga ma ei suuda.
ja nüüd ma ei tea, mõlemad on ju täitsa nagu okei, aga selfie äkki esimene sul või? Kunagi oleks olnud paar aastat tagasi, aga soe suvine vihm nagu. See on nii mõnus, eriti kui sa ujud näiteks või mingi kuidagi tuled saunast välja, siis tahaks suve juba. Ja selfie on siuke, et ma võin neid teha, aga ma väga ei tee enam neid. Ma ei jaksa enam teha. Ta on oma aja ära elanud. Ja, et vahepeal ikka, kui mingi natuke ilusam nägu peas on, aga kodus enam ei ole mingi hei. See on ja suht veider tagasi mõelda, et oli mingi periood, kus kõik nagu tegid mingi iga nurga pealt. Või kunagi oli see periood, kus sa läksid sõbraga sealt kokku, et minna pildistama. Enam nagu, kui tihti tekib sükest olukord, et läheme pildistama, siis lähed sinna vana linna. Mingi taimsu ühed seina äärde. Ja kunagi see oli mu elu reaalselt nagu mingi ainus asi, mis ma tegin. Siis jõid veel ühe mingi Starbucks või selle, mis meil mingi kafeiinest ostsid karamellilatte. Kõike sai piltide jaoks tehtud, mingi trenni piltide jaoks. Kõike lihtsalt selle nimel. Elu on ikka raske, kui sa oled nagu teenager. Igast soovin seda aega tagasi, kus ma sain ükskõik mida teha. Siis oli päris veel. Nii, siuke vaikselt aktuaalne teema. Valentinipäev, sõbrad ja sukeldumine. Ma paneksin valentinipäev number 1, sest et sinu nagu partner on sinuks olulisem, kus su sõbrad, ma arvan. Ja point. Siis sõbrad teine ja sukeldumine viimane. Ma olen sukeldumine on siuke asi, mida me ka kumbki väga teha ei soovi. Ja sukeldumine on ikka vastik mu jaoks. Ma olen seda nagu üritanud, sest me vaata kunagi reisisime nii palju ja vanemad kuidagi hullult üritasid mind saada endaga kaasast norgeldama ja kõik, aga ma ei tea, see on nii ebameeldiv mu jaoks. Esiteks vaata jälle see, et kuidagi klaustrofoobiline on ju. Õhk tuleb ainult kuskilt ühest kohast. Siis ongi pits. Siis on lappes ja teine see, et ma tegelikult ei taha näha kõike, mis seal all on nagu kuskil. Ma ei tea, jätke endale. Sest minul on isegi need mingid mega väiksed kalad on siuke, et no veits nagu. Mind nagu lihtsalt teie ajaga oma asja, meie ajame oma asja. Seal maa sees. Just. Ja tore on, kui nad teevad seda hästi kaugel must või kui mingi klaas on. Hästi. Nii. Kogukonna aiad. Okei, ma ei seda ajuta. Nii, mul on õhtused suupisted, hinnalised kellad ja sõpradega kohtumine. Päris raskeks läks. Ma ütleks, et õhtused suupisted on esimene. Ja, ma olen väga õhtusse suupiste inimene. Mingi klõpsukesed, snäkikesed, mingi kommid. Ja siis ma arvan, järelikult on teine sõpradega kohtumine ja viimane siis hinnalised kellad. Kellad ei koti. Anna ilus kell sobib. Hinnaline ei huvita. Hinnalist tihti minu koledad ka nagu. Ja on ja minu arust need üks kobakad. Ja sõpradega kohtumine nagu mulle väga meeldib, aga no õhtused suupised on tihemini, vaata. Sellest ei saa loobuda. Sellest ei saa loobuda. Sõpradega kohtumisi ei ole nagu iga päev, vaata. Mõni päev saab ilma. Ole sõprad, nendega iga päev kohtuda. Nii. Nädalavahetus ilma internetita, koristamine ja vinüülid. Koristamine number 1 äkki nendast. Jah, vist isegi küll. Siis ma oleks vinüüli teiseks ja nädalavahetus ilma internetita 3. Need ma isegi vahetaks ära, sest et vinüülid on mu jaoks jälle siuke teema, et jätab täitsa külmaks. Ei ole nagu huvitanud kunagi. Ja tegelikult vaata ongi jälle see, et tegelikult nagu ilma internetita mulle meeldib olla. Aga enamasti maal pigem, kus mul nagu, et ma olen siis ise ka rahulik. Sa oled ise ka sellises keskkonnas, kus on hea ilma internetita olla. Just, sest et niimoodi linnakeskkonnas ja niimoodi ma lähen ikka suht ärevile siis. Nii, mul on siis hambaarsti juures käimine, komöödiatrupid ja päevitamine. Paneks päevitamine esimeseks. Ja, mulle väga on hakanud, mida vanemaks ma olen saanud, see rohkem mulle meeldib vist lamada päikse käes. See kuidagi soojus ja siis komöödiatrupid ja siis hambaarsti juures käimine. Jah, need komöödiatrupid, selle Ruutu 10 oli või? Sellega ma avastasin enda jaoks selle, et see on nii midagi, mida ma tahaks ka vahepeal lihtsalt lihtsalt irvitada niisama nagu lollakas. Ja, niisugune garanteeritud meelelahutus. Ja kunagi hambaarsti juures käimist ma ei kartnud üldse ja nüüd ma räige kardan.
Okay. Mul topiti mingi, saad aru, mingi asi suhu viimane kord. Nagu siuke, mis teeb mul mingi pildisid ja saad aru, nagu see, terve suu on täis seda mingit metallasja ja nagu nii paanikas palju, võtke ära. See on ja jube ja saad aru, mind on nii üllatanud viimasel ajal, et hambaarstidel on vaata mingid erinevad lähenemised, et osad on vaata lihtsalt need, kes on nagu mingi, et hoia suu lahti terve aeg, fine on ju, noh, seal mul on okei käia. Ja siis on mingid hambaarstid, kes iga kord panevad sul mingi atribuudi suhu ja siis mingi väntavad mingi suud suuremaks või no ma ei tea, mingid vaata erinevad asjad, mis hoiavad su suud lahti. Või siis vaata vahepeal pannakse siia vatid nagu huulte alla ja siis pannakse räme vorm sulle suhu. See on nii ebameeldiv. Ja see on muideks huvitav ka näiteks, et mul vaata käib lõug liigesest välja, ja mul on nagu hambaarst on öelnud, et ma ei tohi ala mingi õuna süüa, mingeid siukseid asju, noh, mis võivad ajada. Ja siis samas on vaat see iroonia, et sa oled hambaarsti juurde, siis nad mingi venitavad su suu põhimõtteliselt nii lahti, kui saab. Et nagu... õun poleks midagi teinud. Ja täpselt, et see on jah naljaks maarust. Okei. Nii, siin on meil kasutatud asjade pood, ühistransport ja kõik ühes puhkused. Kasutatud asjade pood on number 1, ma arvan. Siis äkki see ei meeldi reisida, kurat. Siis ühistransport ja siis puhkused. Ja, läheb niipidi. Kuigi see on nii naljaks järjestus, sest et ühistransport on ka päris ebameeldiv. Aga sulle ei meeldi üldse reisida? Jaa, mulle ei meeldi, jah. Muidu ma oleks iga kell võtnud selle ühes puhkuse reisi. Noh, kuigi kui võtta on ju see kõik ühes puhkus, kui see oleks Eestis, on ju, siis see järjestuseks, siis tahaks kohe esimene võib-olla, on ju. Siin jah, nagu oleneb hästi. Ja muideks see kasutatud asjade pood üldse siuke second hand teema, see on mind hullult viimasel ajal nagu rohkem kõnetama hakanud. Just sellest vaatast, et ma olen millegipärast hakanud ülipalju vaatama TikTokke, kes nagu vaata jagavad mingi second hand sisu ala, et mingi, mis ma leidsin täna, on ju. See on päris äge. Ja nüüd mul on tunne, ma tahan ka siukseid videoid. No näed, sa pead hakkama kokku ostma neid nagu mystery bag. See oleks nii äge. Kunagi, ma ei tea, kas Eesti lennujaamas müüdi, aga välismaal müüdi nagu lennujaamas, et osta nagu kohvreid, mis inimesed on lennujaama jätnud. Ja see on nii lahe. Vaata nagu mystery pagas. Mulle hullult meeldivad need YouTuberid, vaata mingi välismaal, kes teevad seda. Aga ma ei tea, kas Eestis üldse saab siukseid asju mingi kokku. Ma ei tea, seda peab uurima. Nii, mul on kodus paljalt ringi käimine, matkamine ja Bollywoodi filmid. Mis see Bollywood on? See on, vaata, kas sa seda Taavi saadet vaatasid, kus ta seal oli mingi Bollywoodi castingul, vaata käis üks. Okei, Bollywood. Nii. No ma paneks esimeseks kodus paljalt ringi käimine. Ma arvan küll, tegelikult mu kõigil ei meeldi paljalt ringi käia, see on nagu täiesti alasti. See on nagu imelik, jah. Pesuga seljas. Sorriga ma tunnen ennast, nagu ma oleks mingi neandertaalane, mingi aastast mingi 5 aastast 5. See on minu jaoks nii kuidagi veidar. Mul on sama asi, jah. Külm hakkab ka nagu. Jaa, on väga mugav. Mulle väga meeldib käia lihtsalt suusärk, pesu ja siis mingi lühikesed püksid. Näiteks kodune vibes või lihtsalt nagu suusärk või midagi. Aga täiesti alasti. See on veider. Ja osad käivad reaalselt ju. Täiesti palju. Öösad on vastu hemmatad ära. Ma ei ole aru saanud inimestest ka, kes nagu eelistavad seda. Ja, aga siin läheb ta kõik. Jah, siin ta tundub siuke. Siis ma arvan on matkamine ja siis on Bollywoodi filmid. Jah, ma arvan küll. See on hea point. Matkamine on siuke nunnu tore, aga noh, kodus paljalt paneks ikka enne ringi. Kodus ikka mugavam olla. Jah, ma ei ole siuke väga matkaja tüüp. Nii. Jõusaalis käimine, mägedes matkamine ja kohv. Kohvi number 1. Jah. Jõusaalis käimine ja siis mägedes matkamine. Jah, täpselt täppi. Mis sul selle kohviga on, räägi? Kuule, kohviga on jah keeruline. Vahepeal ma vist ju aasta aega ei olnud üldse, ja nüüd mul on täiega, aga vaata, mul ongi täpselt see probleem tegelikult, et kui ma töötan, siis ma hakkan jooma kohvi ja need 2 asja ma ei saa neid lahutada, sest et ma lihtsalt ei funktsioneeri tööl nagu ilma kohvita. Ja lihtsalt see maitse, kuna mulle nii väga meeldib ka, Mulle meeldib ka maitse. Siis see nagu lisab vaata kogu aeg seda õli tulle, Eriti kui sa teed kuidagi, tahaks nagu nii ise teha mingi sellist mõnusat jääkohv. Ja, nii, jah. Paned mingi siirupit, vaata natuke sugist nii. Ja, see on nii mõnus, jah. Mul on küll nagu see tunne vahepeal, või noh, kogu aeg on see, et ma nagu tahaks vähendada vähemalt, on ju, ja proovida nagu ära jätta. Vähemalt 1 vahepeal ilma kofeiinita.
ja ma olen selles mõttes seda nagu üritan praktiseerida, et kui mul õhtul näiteks tuleb kohviisu, et siis ma joon kofeiinivaba, onju. Ja tegelikult sa ju ei saa vahest väga aru, onju. Saad aru, mu pea nagu veits, saad aru, mu pea ei saa aru, et ma jõin kofeiinivaba. Mul on jah sama natukene. Ma tean, et kohvi maitse, siis ma olen mingi... Ja ikka on mingi asi. Ja siis ma mõtlesin, ma sain skämmi raudselt. Ja mul ka natukene see, et vaata alateadvus teab, on ju, et see on midagi teistsugust, aga jah. Täna tahaks küll kohvi võtta kuskilt. Ja mul on ka, ma juba ühe jõin ja mul on jälle kohvis. Oi, nii okei. Jõulud, majonees ja kellegi jalgade masseerimine. Majoneesist me ei rääkinudki toiduepisoodis, aga jõulud esimene. Jah. Ja nüüd läheb keerulisemaks, aga oletame teine majonees. Ma arvan küll, ma ei ole eriline sõber, aga kellegi jalgu mulle ei meeldi väga masseerida, keegi võiks minu jalgu masseerida. Ma ei ole kunagi nagu, tule, ma masseerin su jalgu. Ei ole ma võin seda teha, mingi partneri, meil mõlemal on nagu see, et istuv töö, siis nagu tallad surevad hästi ära midagi vaata, siis me masseerime üksteise jalgu vahepeal, tema masseerib rohkem minu jalga. Siis ongi see, et mina ei jaksa väga tema jalgu masseerida, ma pigem mutin ta mingi selga või midagi. Et tead. Ja majonees on siuke, et ma ei ole väga majonees kunagi aru saanud. Sest nagu fenomis mõni võiks lasta otsa suhu majoneesi ja seda süüa, vaata ka. See on kohutav, jah. Ma võin tippida teda midagi natuke, panna kuskil kastme sisse, ise teha kastet, vaata. Et ta sobib mingitesse kohtadesse, aga ta kindlasti ei ole mu nagu lemmiksöök. Ja mul on täpselt sama teema majoneesiga. Et kui sa ei saa aru, et ta kuskil sees on, siis ta teeb ülipalju paremaks asju, aga niimoodi puhtalt. Mõni paneb saia peale majonees. See on rõve nagu. See on või mingi muna majoneesiga. Nii, peeglisse vaatamine, mitte ilukirjanduslikud raamatud ja täiskohaga töö. Peeglisse vaatamine väga huvitav asi. Ma panen selle esimeseks. Sest ma arvan, sul ei ole iseenda vastu otseselt midagi. Ei ole. Aga ma isegi... Mitte ilukirjanduslikud raamat, ma paneks esimeseks. Võt mul vist need raamatud lähevad nagu ette poole. Siis läheb peeglisse vaatamine, siis täiskohaga töö. Kes mis tahaks täiskohaga tööl käia? Ei taha. Ma olen see väga... Ei meeldi. Oota, aga mis on mitte ilukirjanduslik on? See on nagu mingi romaan. No ala vaata nagu mingi need... biograafiad nii-öelda need mingi inimeste kohta või üldse mingid tead küll. Okei. No mul on näiteks mingi National Geographic mingi taimede ja loomade kohta mingi raamat on ja siuksed asjad. Davai. Nii, kogu öö üleval olemine, öö kodust eemal ja Netflix. Netflix esimene. Siis kogu öö üleval olemine? Ei ole? Öö kodust eemal. Ma võin nagu kellegi juures selles mõttes magada, kui ta on ikkagi nagu, ütleme nagu lähedasem inimene, vaata, et mitte päris mingi, oleks mingi random venna juurde ööseks, kuna mul ei olnud kodu, vaata. Aga siis ma ei taha. Aga kui mingi tuttav inimene, ma võin seal olla, ma magan küll halvemini, aga kogu öö üleval olemine, ma ei saa enam seda teha. Ma kasvõi magan nagu, ma pean magama kasvõi nagu paar tundi, sest muidu mul on paanikahoog garanteeritud. Et ma ei saa seda teha endale. Ma tegin seda kunagi, kui ma õppisin ja see oli päris rets, nagu kes ma jõin mingit energiajooki sinna juurde veel ja no täiesti tegelikult nii lappes nagu. No mul pea nagu plahvatab, kui ma olen kogu öö üleval. Mul on muideks ka natuke sama asi tekkinud, mis on huvitav, et see nagu vanusega veits muutub, onju. Aga mul on ka tekkinud muideks näiteks huvitavalt see, et ma lihtsalt nagu vajun ära, isegi kui ma tahan terve üleval olla. Nagu lihtsalt mingi hetk keha paneb shutdownini. Hädaga. See on ju... Ei ole see naljaasi ikka, me oleme vana inimesed. Videomängud, ämblikud ja esmakohting. Ämblikud on viimane. Siis videomängud on esimene ja esmakohtingud on teine. Sest nagu esmakohting ei ole midagi siukest, mida me ilmselt kõik nagu räigelt ootaks mingi äge, nagu ikka narv on sees. Ei ole midagi nii erilist. Mind on muideks üldse viimasel ajal üha rohkem nagu kohtingud hakanud huvitaval kombel nagu külmaks jätma. Ma ei tea, miks või nagu kus see tuld on, aga võib-olla on vaat see, et ma nagu nii väga rohkem naudin seda kodus olemist ja see on kuidagi turvalisem mu jaoks. Ja saan täitsa aru tegelikult. Mul mingi aeg oli samamoodi. Aga mul tuleb ta hästi nagu, mingi hoogudana nii-öelda, et vahepeal tahaks räigelt käia, vaata, aga siis nagu ma ei tea. Jah, vahepeal on jah see, et tahaks kuhugi nagu minna midagi teha, aga siis minu arust tihti mul on ka see, et nagu siis lähed ja oled selle tegelikult nagu ei naudi nii väga isegi. Pigem nagu tahaks kodus mingi äged vaata koos ja mingi süüa teha või midagi ägedat süüa või tellida või midagi ennast. Nii, minul on Rihanna,
spordimängude külastamine ja YouTube'i postitaja. See on suht raske minu jaoks, ma ütlen. Ma tahaks öelda, et spordimängude külastamine on esimene. On küll. Kui ma ikka messit olen oma silmaga näinud ja kõik mingi jalka-kossumängud on minu jaoks nagu kindlasti see on väga tait ühe teisega. Äkki siis see YouTube'i postitaja on nagu huvitav selles mõttes, et ma ei saa aru täpselt, mida nad selle all mõtlevad, aga ma ei tea. Aga ma arvan, et Rihanna on teine su jaoks. Üks mu lemmikuid lauljad läbi aegade. Olen ka tema kontsertil käinud ja see oli mul hästi tugev teine. Okay. Ma ei suutnud otsustada, aga ikkagi spordimängud vaata käid tihemini, kuidas elu on nagu natuke teine. YouTube'i postitaja, ma ei teagi, nagu ma nüüd olen hakanud rohkem postitama küll. Ma vaatan isegi. Aga ma teen koduvideosid rohkem, vaata, et ma ei pane sinna rämedat effortit nii-öelda taha, et lihtsalt tahaks. Tundub, et meeldib inimestele, väga tore ju. Jaa, see on väga. Aga palju sa ise vaatad YouTube'i? Ma vaatan tegelikult mingi Malluka vlogid ja see Märti, ma vaatan ja kõiki mingid Andrei Savakini videosid ma vaatan ja Eesti YouTube'i ma ikka vaatan üldjoontes enamasti. Maria Rannavälja ma enam ei vaata. Midagi mind nagu, ma ei tea. Ma isegi vaatan. Enam ei võtta. Midagi mind nagu häirib natuke ja ma ei saa aru, mis see on ja lihtsalt mul on väike paus. Kunagi ma vaatasin seda rohkem. Midagi nagu häirib mind. Mul on üldse nagu veits see, et ma üritan mingi võimalikult palju kõiki nagu Eesti kuulsamaid YouTubereid vaadata, aga siis ma nii strugglen sellega, et tegelikult ei jõua vaata nagu sammu pidada nende kõigiga. Insalsi vaatan. Jaa, mulle ka meeldib. See on nii süke vaata, ilma ajuta vaatamine. Mulle nii meeldib. Ma arvan, nad on isegi mu lemmikud nagu Eesti omadest vähemalt kindlasti. Vaata oleks mingi poolest tagasi öeldud, oleks suht piinlikult öelda. Ma ei tea, miks nagu on ju. Aga praegu ütlen nagu uhkusega mu lemmik YouTube'i kanal, sest et nagu tiirlistis ma ise karjun seal telekas mingi, miks sa sinna panid? Nad teevad ülilahedat asja. Ja nad veits on cringe'id, aga see on okei, sest me kõik oleme just. Nii, mul on siin stringid, põgenemistoad ja popi tegemine. No ma ei tea, mis trussikuid meie kanname siin mõlemad, eks ole. Ma arvan, stringid lähevad esimeseks. Sest et põgenemistuba läheb kindlasti viimaseks. Ja popi tegemine läheb teiseks. Kas on mingi põhjendus ka, kas stringid on päriselt sinu lemmik trussiku sort? Tead, mu lemmikud vist tegelikult on need brasiilianid nii-öelda, mis on siuke mingi tava ja nagu stringi vahepealne. Aga samas ma kannan vist stringe kõige rohkem, sest et ma ei ole kunagi sellest aru saanud, kui öeldakse, et need on nagu ebamugavad, sest et hästi oleneb nagu, hästi nagu tüübist oleneb. Mõned on ebamugavad ja mõned on nagu megamugavad. See hullult oleneb, millised sa ostad ka. Sest mina nagu puhtalt mugavuse pärast kannan neid nagu kõige rohkem. Ja neil on kõige vähem nagu seda materjali. Mis ei häirida saaks. Ja muus osas popi tegemine lihtsalt nagu on siuke, et olen teinud, aga suht nagu siuke külmaks jätab, aga põgenemistoad on ja ikka siuke paanika tekib, et oi jumal, ma kunagi käisin ühes ja see oli nagu niimoodi, et esimesed mingi 10 minutit oli toas täielik pimedus, et te pidite klubi üles läinud, kuidas tuli põlema ja sa kujutad ette. Ruudukuuline ruum. Meie mingi 7 pimedas, kott pimedas, sa ei saa välja. Ma oleks juba kõngend sinna maa. Ja ma ei saa aru tegelikult nagu, ma imestan, et need ärid nagu toimivad tänast. Ma ei kujuta ette, kes need inimesed on, kes nagu naudivad seda tänasel päeval. Mulle meeldib tegelikult. Ma olen lihtsalt imalikud. Võib-olla, jah. Ma olen lihtsalt imalikud. Võib-olla küll. Mul on vaata ka mingi rämese nagu paranoia või ma ei usalda inimesi nii palju, et ma ei tea, äkki seal on mingi psykotööl, kes ei lasegi mind välja sealt, on ju. Jah, äkki tema tegelikult ongi see killer, kes otsustas, et ta ei taha. Et ma ei tea, pluss seal on ju minu arust mingi see reegel, et sa ei tohi mingi telefoni kaasa võtta. Sa ei või mitte midagi sinna kaasa võtta. Sul on ainult see mingi fucking see mingi masin, kus andke vihjad. See on nii haige mu arust. Sest üldse vaata minu arust ka see, et oletame, et seal on näiteks üks töötaja, kes jälgib siin. Mõtle, kui ta ära minestab või ära sureb. Mis siis saab nagu? Kuule appi lõpeta, las läks täiega. Ma on täpselt siuke vend, vaata, kes mõtleb siukseid stsenaariumeid ja siis ma ei lähe elu sees. Ma mõtlen igaks üks välja selle stsenaariumi, sest äkki. Jah, sest kui juhtub, siis on nagu, siis oled küpse, Siis on täpselt nii, Me vähem mõtleme asjade peal. Nii, ma võtan siis enda poolt viimase. Nii. Veganlus, meeskonnasport ja ööklubid. Meeskonnasport esimene. Kuigi nad on, ma arvan, kõik siuksed natukene... Nii, need on päris keeruline. Ma ei tea, veganlus... Kurat, see on kõrju. Ma arvan, ööklubid äkki teine siis või? Ma ei suudaks kunagi vegan olla. Nagu ööklubis ma võin käia,
ma võin seal käia, ma võib-olla ei naudi seda lihtsalt nii väga. Aga ma ei saaks kunagi vegan olla. Ja ma ka ei suudaks. Kana on liiga maitsev, juust on hea. Ja. No kuigi ma nagu pean ütlema, et ma olen tegelikult saanud nagu väga häid neid nii-öelda võltskanasid, millel sa tegelikult ei tee vahet. Aga see juba võt see põhimõte kuidagi. Et ma pean üldse mõtlema selle pealt võltskana osta. Ja, mu ajule ei meeldi. See tegelikult ei või? Võib-olla küll. Eestis veganale tundub mulle kallim natuke. Ja, tundub küll. Aga see on ka kindlasti jälle siuke, et kui nagu oskad vaata, siis tõenäoliselt saab väga odavalt vegan olla. Ja, aga jah, Ja, võtan see endal ka viimase vist on ju. Nii. Mul on siin B-kategooria filmid, mis iganes. Mis B-kategooria filmid? Hea küsimus. No on siuksed nagu top-notch üliad filmid. No ja, mida me kinos näeme. B on siuke, mis sa ise umbes Netflixist ilmselt vaatad, mis sinna kõik lisatakse või? Ja, võib-olla vaata siuksed filmid, mis sa nagu vaatad ära, aga need jätavad nagu suht külmaks. Enda hinnangu nagu B-kategooria filmid. Okei, davai. Siis on elustiil ja nudistide rand. Siis kui tood kategooria. Ma arvan, et elustiil on number 1. Ja, paneme jah. B-kategooria filmid on 2 ja nudistide rand on viimane. Sa ei taha käia seal tussutamas ja tissutamas seal kuskil ennast. Ise kindlasti ei taha. Ma olen nagu välismaal, ma olen sattunud välismaal kuidagi nagu läbi pidanud kõndima või midagi siukest. Et selles mõttes, nagu mul tegelikult ei olnud seal imelik olla või see nagu... Tegelikult on norm. Aga... Sest kõik on seal sellised. Aga ma ise nagu ma tunneks ennast ebamugavalt nagu. See on minu jaoks natuke võrdusmärk selle kodus paljalt ringi käimisega. Jah, täpselt. Nagu miks ma peaks liiva sees paljalt tundub väga ebameeldiv. Ma ei taha eriti vaadata. Okei. No kuulge, tegelikult oli väga äge mäng. Siin me panime selle mängu taustaks ka, et kes tahab endale ka, siis saate ka nagu kuskilt selle muretseda endale. Ja järjekordne väga äge mäng. Ma tean, et eelmine kord, kui me mängisime ka siin ühte teist mängu, siis talle väga meeldis, et me saame ju aeg-ajalt tehagi mingi erinevaid mänge mängida omavahel. Et ma ei tea, ma sain nagu sinu kohta jälle targemaks vaata. Jah, saab jah. Ja ikkagi mul on tunne, et me saame iga korraga aina paremaks natuke. Jah, täpselt. Ja siis on jälle mingid räiged ja need, et mingi ka päriselt. Ja mingeid avassi on ikka alati. Ja see on minu arust isegi, ma ei tea, kui ma elukaaslasega mängin siukseid mänge, siis ikka on mingeid asju, mida sa ei tea nagu. Täpselt. Ei väga äge. Aga igatahes väga tore episood oli jälle, mina arvan. Ja võib-olla meeldetuletus siis kuulajatele ka, et võtke vahepeal seda toredat aega, et mingeid mänge mängida ja välja lülitada ennast. Täpselt, ilma telefonita, näete, me saime praegult 51 minutit hakkama. Jah. Okei, ma ühe korra pidin kirjutama. Aga ma seda päris pidin kirjutama. Aga see on ikka juba saavutus tänapäeval. Tegelikult saavutus. Tulge siis Ruumumi stuudiosse salvestama muidugi. Jooge Värska velli. Jaa. Kui neid joomismänge mängite, siis on ka seda vahel. Siis Värskaga, jah. Siin on ikka natukene mineraali, natukene vitamiinikes, magneesiumid, tsinki, D-vitamiini ja kõike head. Nii et need on endiselt meie lemmikud alati olnud ja jooge neid, tulge salvestama ja kohtume juba järgmisel nädalal. Teeme nii. Tšau! Tšau!